Tere tulemast tagasi 4. moodulisse, see on teine õppetund, lepingud ja äriühingu vormid. Loovtöö õitseb usaldusel, kuid usaldus üksi ei kaitse sind, kui klient viivitab maksega või partnerlus laguneb. Lepingud ja õige vorm on sinu professionaalne turvavõrk. Ehitame selle üles. Alustame sellest, miks lepingud on nii olulised. Käepigistus on algus, kuid leping on vundament. See muudab hea tahte millekski, millele saab tegelikult tugineda. Hea leping kaitseb mõlemat poolt. Selged tingimused hoiavad ära arusaamatused, mis vaikselt lõpetavad head töösuhted. See teeb ootused selgeks. Kui ulatus, hind ja tähtajad on kirja pandud, pole hiljem millegi üle vaielda. Ja see on sinu turvavõrk. Kui midagi tõesti valesti läheb, otsustab leping, mis edasi juhtub, rahulikult ja ette. Siin on lihtne rusikareegel. Kui töö võtab rohkem kui päeva või maksab rohkem kui 100 eurot, pane see kirja. Mitte iga kokkuleppe pole leping. Õiguse kohaselt peavad olema olemas kõik 5 elementi, et see oleks õiguslikult siduv. 1. Pakkumus. Üks pool esitab selged tingimused, täpse ettepaneku selle kohta, milles kokku lepitakse. 2. Nõustumus. Teine pool nõustub täpselt nende tingimustega, ilma muudatusteta. 3. Vastusooritus. Mõlemad pooled vahetavad midagi väärtuslikku, kumbki annab või lubab midagi. 4. Teovõime. Mõlemad pooled on õiguslikult võimelised lepingut sõlmima, täisealised, terve mõistusega ja volitatud. 5. Seaduslikkus. Eesmärk peab olema seaduslik. Ebaseadusliku eesmärgiga kokkulepet lihtsalt ei saa jõustada. Siin on võti, eemalda ükskõik milline neist 5 ja kokkulepe pole jõustatav. Kõik 5 peavad olema olemas korraga. Kas leping peab olema kirjalik? Õiguslikult mitte, kuid praktiliselt peaaegu alati jah. Kirjalikul lepingul on tingimused dokumenteeritud ja tõestatavad. See kaitseb sind, kui mälu kaob või hea tahe otsa saab. See on professionaalne standard tõsise töö puhul. Kõige jaoks, mis loeb, kasuta seda alati. Suuline leping võib samuti olla õiguslikult siduv, kuid seda on raske tõestada. See tugineb ainult mälule ja usaldusele. Üks lahkarvamus ja sellest saab sinu sõna nende sõna vastu. Õiguslikult võimalik, kuid tõeliselt riskantne. Ja kui töötad üle piiride, tea seda. Rooma määrus reguleerib, millise riigi õigust kohaldatakse piiriülesele lepingule, hädavajalik, kui su kliendid on üle Euroopa laiali. Iga tugev leping katab 6 võtmetingimust. Õpi need selgeks ja sa saad lugeda mis tahes lepingut enesekindlalt. 1. Töö ulatus. Täpselt see, mida sa toodad, mis vormis ja mis ajaks. 2. Maksetingimused. Summad, tähtajad, verstapostid ja mis juhtub, kui makse hilineb. 3. Intellektuaalomandi omandiõigus. Kellele kuulub lõplik töö ja mida kliendile on lubatud sellega teha. 4. Konfidentsiaalsus, mis jääb privaatseks ja kui kauaks. 5. Vastutus, mis juhtub ja kes vastutab, kui midagi läheb valesti. 6. Lõpetamine, kuidas kumbki pool saab kokkuleppest väljuda ja mida ta seda tehes võlgneb. Ja ole eriti tähelepanelik ühe asja suhtes, klauslid, mis annavad täieliku intellektuaalomandi omandiõiguse vaikimisi kliendile. Pea alati läbirääkimisi, et säilitada õigused, mida sa pole selgesõnaliselt müünud. Leping on täpselt nii tugev, kui palju see tegelikult ütleb, ja ähmane sõnastus on loominguliste vaidluste kõige levinum allikas. Mõtle õigluse kaaludele. Õiglus tuleneb tasakaalust ja selgusest, nii et tee 3 asja üheselt mõistetavaks. Esiteks, määratle ulatus täpselt. Nimeta tulemid, vormid ja mitu parandust on hõlmatud, ära jäta midagi oletuste hooleks. Teiseks, määra makse paika. Täpsed summad, täpsed kuupäevad ja hilise maksmise tagajärg. 3. Sätesta intellektuaalomandi omandiõigus. Ütle selgelt, kellele mis kuulub ning millised õigused lähevad üle ja millal. Sinu harjutus siin on lepingu analüüs. Vaata üle päris kliendileping ja küsi, mis on puudu, mis on kahemõtteline, kus peitub risk. Sest iga ähmane klausel, mille sisse jätad, on lihtsalt tulevane vaidlus, mis ootab juhtumist. See, kuidas sa oma ettevõtte registreerid, kujundab 3 asja. Kuidas sind maksustatakse, kui suurt isiklikku riski sa kannad ning kuidas kliendid ja investorid sind näevad. Universaalset lahendust pole, kuid sinu olukorra jaoks on olemas õige valik. Võrdleme peamisi vorme. Füüsilisest isikust ettevõtja ehk vabakutseline on kõige lihtsam, kuid sinu vastutus on piiramatu ja isiklik. See sobib kõige paremini alustavatele üksikloovinimestele. Täisühing jagab selle piiramatu vastutuse partnerite vahel. See sobib 2 või enamale koostööd tegevale loovinimesele. Usaldusühing on segatud, kasulik, kui üks partner on ainult investor. Ja osaühing piirab sinu vastutuse äriühingu varaga. Seda maksustatakse äriühinguna ja see sobib kõige paremini kasvavatele stuudiotele ja rahastuse otsijatele. Nimed erinevad riigiti, jood, ida,
kuid tegelikult erinevad vastutus, maksud ja usaldusväärsus. Kui oled vormi valinud, on selle registreerimine sageli lihtsam, kui inimesed kardavad. Siin on üldine tee. Esimene samm, logi sisse oma riikliku äriregistrisse ja vali ainulaadne nimi ning tegevusala kood. Teine samm, deklareeri oma osakapital. See on sageli minimaalne Eestis kas või 1 sent osaniku kohta, alates 2023 aastast. Kolmas samm, lisa juriidiline aadress, allkirjasta digitaalselt ja esita. Neljas samm, pärast registreerimist ava ärikonto ja registreeri end käibemaksukohustuseseks, kui ületad oma riigi künnise. Kiirus võib sind üllatada. Eestis tehakse kogu asi internetis umbes 1 tööpäevaga. Ja Portugalis suudab teenus Empresa Nahora äriühing kohapeal lihtsa äriühingu asutada vähem kui tunniga. Niisiis, kuidas valida? Kaalu 6 tegurit ja pea meeles, sinu vorm pole püsiv. See peaks arenema koos sinu kasvuga. Alusta vastutusest ja maksudest, kui suurt isiklikku finantsriski sa suudad vastu võtta ja milline vorm on sinu sissetulekutasemel kõige maksutõhusam. Seejärel halduskoormus, kui palju paberimajandust ja nõuetele vastavust sa realistlikult ise hallata suudad. Seejärel usaldusväärsus, kas sinu sihtturg ootab koostööd registreeritud äriühinguga, mitte üksikisikuga. Ja lõpuks rahastus ja skaleeritavus, kas vajad toetuste või investeeringute jaoks ametlikku juriidilist isikut ja kas vorm saab koos sinuga kasvada, inimesi palgata, partnereid võtta. Paljud edukad loovettevõtted alustavad füüsilisest isikust ettevõtjana ja asutavad äriühingu hiljem, kui tulu oluliselt kasvab või kui isiklik vastutus muutub päris riskiks. Vali selle järgi, kes sa täna oled. Sa saad seda alati homme muuta. Kõik lepingud pole ühesugused. Erinevad töösituatsioonid nõuavad erinevaid liite ja õige kasutamine hoiab ära enamiku vaidlusi enne, kui need algavad. Kliendi teenusleping on sinu standardleping projektitöö jaoks. See määratleb ulatuse, ajakava, makse ja intellektuaalomandi omandiõiguse. Koostöö või partnerlusleping on teiste loovinimestega töötamiseks. See sätestab rollid, tulujaotuse, otsuste tegemise ja selle, mis juhtub, kui keegi lahkub. Litsentsileping lubab kliendil sinu tööd kasutada seda omamata ja see võib olla ainuõiguslik või mitte. Ja töösuhte ning vabakutselise eristamine puudutab õiguslikku liigitust. Töötajatel ja vabakutselistel on erinevad kaitsed ja maksud ning kellegi vale liigitamine on tõsine asi. Minu parim nõuanne, hoia oma kõige tavalisemate olukordade jaoks väikest maillepingute kogu. Lase juristil need 1 kord üle vaadata. Ülevaadatud mail tasub end ära juba esimesel korral, kui see hoiab ära vaidluse. Lõpetame harjumusega, mis säästab sind aastate jagu stressist. Ülevaadatud lepingumail tasub end ära juba esimesel korral, kui see hoiab ära vaidluse. Sa ei vaja iga töö jaoks uut kohandatud lepingut. Sa vajad väikest kindlate mailide kogu oma kõige tavalisemate olukordade jaoks. 1 kliendiprojektide jaoks, 1 koostöö jaoks, 1 litsentsimise jaoks. Lase juristil need 1 kord üle vaadata ja seejärel kasuta uuesti, kohandades detaile igal korral. Ettevalmistus võidab improvisatsiooni. Kui su mailid on valmis, saad tööd kiiresti alustada ja alustada seda kaitstuna. See oli teine õppetund. Sa oskad nüüd lepingut lugeda, nõuda tingimusi, mis sind kaitsevad ja valida äriühingu vormi. Viimases õppetunnis muudame kõik selle pidevaks. Nõuetele vastavus, risk ja õiguslikud toimingud. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Kohtumiseni 3. õppetunnis.